Nojah, tegelikult tahtsin ma teile täna lugeda Kolossa kirja ja Kolossa kiri 3. peatükk. Koloslased olid siis üks algkogudustest, eks ole, kellele Paulus kirjutas ja arvata võib, et selle kirja ta suure tõenäosusega kirjutas just sellel ajal, kui ta Roomas vanglas või ütleme niimoodi koduarestis istus. Ja siis ta saatis sealt mitmetele kogudustele kirju ja seesama Kolossa kiri on üks nendest. Kas keegi teab, kus Kolossa asus? Enam-vähem tänapäeva Türgi territooriumil. Muideks on huvitav, et ilmutuse raamat on 7 kogudust, kellele kirjutatakse seal, et ka Kolossa on seal nende läheduses, aga juhtumisi Kolossale seda kirja ei saadetud, aga tegelikult Kolossa on seal ka nende samade koguduste lähedal, tänapäeva siis Türgi territooriumil. Me oleksime, paar aastat tagasi oleksime ääre pealt saanud sinna minna reisile sinna Efesosse ja nendesse linnadesse, aga just siis tuli täpselt koroonakriis peale ja kõik asi ei katki. Aga Paulus siin Kolossa kirjas tegeleb siin Kristuse teemadega, tegeleb sellega, et nad vaataksid Kristuse peale, aga selles 3. peatükis tegeleb Paulus siis niisuguse teemaga, ja see hakkab peale niimoodi. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnust üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Ja võib-olla see võtab mõnes mõttes kokku kogu Jumala sõna. See tähendab seda, et Jumala sõnast on inimesed läbi ajaloo otsinud hästi erinevaid asju. Mõni leiab siit UFO teemasid, mõni leiab siit, kuidas rikkaks saada, mõni leiab siit veel midagi, eks ole. Tegelikult saab maailmas kõiki teemasid see Jumala sõnaga lahti või kinni seletada. Aga tegelikult võtab Paulus kokku sellega, et Jumala sõna tegeleb eelkõige inimese ja Jumala igavikulise suhtega. Et ta tegeleb nende 2 asjaga ja see on see, mis on selle raamatu sõnum. Et keegi ütles ka seda, et Jumala sõna on selline hästi universaalne, et see, mida sa sealt otsid, seda sa sealt leiad. Kui sa otsid sealt vasturääkivusi, sa leiad vasturääkivusi. Kui sa otsid sealt tõde, sa leiad sealt tõe. Nii et see on täpselt selline raamat, et kus sa leiad seda, mida sa sealt parasjagu otsid. Ja siin ütleb ta veel lisaks sellele, et me peaksime otsima seda, mis on ülal. Ja mulle väga meeldis, või mitte meeldinud, aga mulle väga natuke kõnetas see uuesti ja tuletas meelde ka tänasest rääkida, mida Jaanek siin üks kord alustas, on see, et me oleme ühiskonnas, mis on kohutavalt lõhestunud. Ja kus tundub seda, et on ainult võimalik ainult 2 varianti. Sul on kas õigus või sul ei ole õigus. Ja kui sul pole õigus, siis sa oled mu vaenlane, kui sul on õigus, siis sa oled mu sõber. Ja ma ei tea, ma olen ka Facebookis ja ma vahel vaatan, mida seal mu sõbrad kirjutavad või mida mu kristlikud sõbrad kirjutavad, siis ma vahel tõesti nagu vaatan seda kuidagi võõrastades, et miks sa loobid välja niisuguseid süüdistusi või arvamusi, mis tähendab seda, et on kas kõik või mitte midagi. Kas sul on õigus või sul ei ole õigus. Jumala sõna ütleb, et koerad on väljaspool, aga seekord mitte. Nojah. Okei, aga seekord on koerad siis seespool, mitte väljaspool. Ja tegelikult ütleb ka Piibel selle peale, et võib-olla nendel maistel teemadel, kas sa oled vaktsiini poolt või vaktsiini vastu, kas sa oled selle partei poolt või teise partei poolt, või võib-olla veel mingid teemad, eks ole, kas homoseksuaalsus peab sallima või ei pea sallima. Et kõik need teemad on ju tegelikult ajutised ja maised teemad. Ja Jeesus ütleb seda, et vaadake selle peale, mis on üleval. Vaadake sinna ülespoole. Otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Loomulikult see ei tähenda seda, et me peaksime siit elust nagu mingid ullikesed läbi minema ja nagu sült olla igasugust arvamuseta. Ja loomulikult me keskenduma ka oma maisele elule hästi palju. Me mõtleme selle peale, kuidas hakkama saada. Me tahame, et meil oleks tuba soe ja me tahame, et meil oleks võid leiva peale määrida ja niisugust igapäevased teemasid me lahendame iga päev mingeid probleeme. Aga Jeesus ütleb seda, et aga laias laastus see, mis me elu, mis me siin maa peal elame, on ajutine, on igavikuga võrreldes päris lühikene. Oled sa mõelnud, kui pikk on igavik?
meil on inimesed vahel isegi raske selle peale mõelda. Me mõtleme ikka, see on mingisugune triljon, biljon aastat ja veel mõni aasta peale otsa sinna. Aga tegelikult on igavik midagi, kus me üldse ei saagi aega mõõta, kus me oleme vabad ajast, kus me oleme vabad ajas ja ruumis. Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Kui Kristus meie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Ja ta ütleb ka seda, et tegelikult see, mis peaks meist välja paistma, on hoopis mingid muud teemad, et kui vaielda vaktsiinide üle või vaielda mingite, ma ei tea, päevapoliitiliste sündmuste üle. Kui teed kui sa ma ei ole enam ammu või nendes ajalehtedes kommentaare, aga kui sa vahel ikka satud sinna, siis ongi seal peateemad, et kes on süüdi, mis praegu toimub. Ühed ütlevad, et EKRE on süüdi, teised ütlevad, et reformarid on süüdi, kolmas ütleb, et ma ei tea, reptiilid on süüdi või Bill Gates on süüdi või. Aga tegelikult ja ma ei ütle ka seda, et me peaksime alati kuidagi valega leppima, et me peaksime olema sallivad mingisuguse vale vastu, aga vahel tasub mõelda selle peale, et meie fookus peaks olema hoopis muude asjade peal, taevaste asjade peal, selle peale, et evangeelium võiks meist välja paista, et inimesed võiksid Jumalat kogeda läbi selle, kes me oleme või kus me oleme. Ma ei tea, et me oleks natuke teistmoodi. Ja see ei ole kerge vahel, ma tean seda. Praegu, nagu ma olen rääkinud, et praegu minu elus on meeletu väljakutse, on see ülikooli läbimine ja see on olnud ääretult raske. Aga kõige selle keskel ma püüan vahel ikka ennast fokusseerida ja see mõttes oli ka see, mida Kuno ütles täna ju väga julgustav, et Jumal ei lase meist läbi minna suuremast testist kui see, milleks me oleme reaalselt valmistunud. See on nagu võib-olla kooliski, et teise klassi lapse käest ei küsita nurkade funktsiooni valemeid või füüsikaseaduseid, vaid tema käest küsitakse seda, mida tema on võimeline õppima. Tema peab oskama kirjutada ja lugeda ja 100 piires arvutada, aga samas, eks ole, kui sa oled juba gümnaasiumis, siis enam ei piisa sellest, et oskad lugeda ja kirjutada ja 100 piires arvutada. Ja siis nõutakse sult juba oluliselt rohkemat. Et mulle tundub, et ka Jumala riigis on see niimoodi, et vahel inimesed on mõelnud, et noore kristlasena kõik mu palved said kohe preuhti vastatud, eks ole, et nii kui palusin, kohe sain terveks, aga näe nüüd 20 aastat hiljem, nagu asjad ei lähe üldse enam nii ruttu, kui nad alguses olid. Aga see on ka sellepärast, et sul ka nõutakse rohkem, et sult eeldatakse rohkem, sult eeldatakse täiskasvanulikku, vaimulikku kogemust. Nii et ka vaimulikus mõttes me peame kasvama ja arenema. Ja võib-olla ka just see, et just noorena on ka meie niisugune õpivõime kõige avatum. Tänu sellele me teeme tihtipeale ka enamik inimesi teeb oma vaimuliku otsuse enne 20. eluaastat ära. Ma ei tea, kuidas meil siin täna on, aga mina sain kristlaseks, kui ma olin 19. Ja pakun, et enamik meist on ikkagi võib-olla enne 20. saanud selle otsuse ära või enne 25. selle otsuse ära teinud. Kuigi kindlasti on ka hiljem. Lihtsalt on see, et hiljem on meie õppimisvõime hakkab aeglustuma. Ma just sain teada oma ühes loengus, et praegu 50-aastasena minu õppimisvõime võrreldav algklassi õpilasega. Just. See tähendab õppida ei saaks, aga lihtsalt õppimise kiirus on võrreldav algklassi õpilasega. Nii et see õppimisvõime tipp on siis, kui sa oled 25-30 umbes. Sealt maalt hakkab asi alla käima. Jah, kuidas? See on praegune kognitiivne ja teooria on see ameeriklaste poolt tehtud, et ei, see ei tähenda, et õppida ei suudaks. Suudad küll, lihtsalt see kiirus ei ole enam niisugune, nagu ta oli sul 25-aastasena võib olla. Just, aga kus see ongi see, et see aju kiireneb kuskil, ühesõnaga tipphetk on ajul kusagil 25-30 vahel seal. Siis need protsessid sööstavad kõige kiiremini edasi tagasi. Aga teine asi, mis tekib, on see, et
no ma ei tea, kas tahate ajust kuulda praegu üldse, aga aju kõige kiirem areng on esimesed 5 aastat, siis luuakse nende punktide vahel tihedad sidemed ja kõik see liiklus möllab edasi tagasi seal. Ja siis korraga mida vanemaks sa saad, siis osad teed jäetakse ja hakkavad nii-öelda rohtu kasvama ja osad teed muutuvad kiirteedeks. Et see ongi see, et meil tekib meie mõtteviis, meie mõttemall, meie mõtte niisugused oskused. Nii et aju tunneb, et tal pole neid kõiki teid enam vaja lihtsalt, et ta saab mõnest kohast kiiremini. Kuulo, küsi. Ei, ma ütlen, Eeva õppis umbes pool aastaga inglise keelt rääkima, nii et sa võid ka mingi keele välja valida. Meil ka turvakodus üks poiss 4 kuuga vene keel. Noh, jah. Nii et, aga Pauluse kiri kolosslastele ütlebki meile siis seda, et kuulge, et meie põhitähelepanu peab olema hoopis muude asjade peal, kui selle peal, mis partei parasjagu on pukis või mis partei parasjagu ei ole pukis. Loomulikult on mul omad eelistused ja omad valikud, kelle poolt ma hääletan või kelle poliitika mulle natuke rohkem meeldib kui teise oma, aga suures pildis, laias laastus ei küsi Jumal mu käest ühel päeval, kui ma tema ees seisan, kuule, kelle poolt sa hääletasid. Absoluutselt seda ta ei küsi. Ta ei küsi selle poolt, ta ei küsi, kas sa olid vakser või antivakser. See on täiesti tühine teema tema jaoks. See on täiesti olematult tühine teema tema jaoks. Aga ta küsib, mida sa tegid sellega, mis mulle andsin. Mida sa ette võtsid selle anniga, mis on sulle antud. Ja siis ta ütles siin edasi nüüd, ja nüüd läheb ta juba niisuguseks, nüüd ta läheb juba isiklikuks. Sellepärast surmake oma maapealsed liikmed, hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Muideks kirg eesti keeles täna polegi võib-olla tingimata halb sõna, aga ma vaatasin natuke järele ka ingliskeelsetest ja muudest tõlgetest, et selle all mõeldakse ikkagi pikem niisugust, ma ei tea, kiimalust või niisugust kontrollimatut seksuaalset tungi. Et iseenesest, kui me midagi kirglikult täna teeme, siis ei ole see sõna vale, et ilmselt on see nii vanas kui ka uues tõlkes on see sõna kirgenud sisse, mis ilmselt ei ole päris õige sõna. Me võime kirglikult Jumalat ülistada, et see sõna on natuke nagu tänapäeval oma olemuse muutnud. Aga siin on mõeldud just seda kire sellist negatiivset poolsust, seda halba poolsust. Kusjuures see ei tähenda, et neid asju meie sees üldse ei oleks mitte kunagi kristlasena, aga pigem ta mõtleb selle all seda, et meie peame neid kontrollima ja kontrolli all hoidma. Ma ei ütle seda, et neid asju peab kuidagi maha suruma, selles mõttes, et maha surumine tavaliselt lõpeb sellega, see on nagu vedru kokku surub, et ühe hetkel nad on plendi laiali. Aga peame neid kontrollima ja mõistma seda, et need tunded, need asjad on ebajumala teenistus. No kujuta ette, kui keegi küsib käest, et kas sa teenid Jumalat või ebajumalat. Kui sa mõtled ebajumala peale, siis tuleb silme ette mingisugune, ma ei tea, post või mingisugune kuju või ma ei tea, kitsekuju või kuld vasikas või ma ei tea, mida iganes tuleb su silme ette. Aga tegelikult ongi need tunded, mis me oma kontrolli alt välja laseme, ongi need, mida ütleb Piibel, et on ebajumala teenistus. Me oleme nad lasknud kontrolli alt välja. Sest et nende pärast tuleb Jumala viha. Siin Kuuno just luges ennist, et mis saab, kui Jumala viha tuleb. Tulevad maud, tuleb, mis oli, laastaja. Need on Vanatestamendi lood ja neid tulebki võtta, et meil on sümboolsed lood. Vanatestament on täis sümboolseid lugusid, mis aitavad meil mõista Uut Testamenti ja meie tegelikku elu oluliselt paremini. Aga see on asi, mille pärast tuleb Jumala viha. See on asi, millega sa kaotad kontakti Jumalaga. Võib-olla Uue Testamendi ajal me ei räägigi niivõrd Jumala vihast, kuivõrd sellest, et me kaotame oma loojaga kontakti, et me kaotame selle harmoonia, milles me elame. Ja ta ütleb, et nende sees käisite muistega ju teie, kui elasite nendes. Ent nüüd jätke teiegi maha see kõik, lisaks veel eelminevale. Viha, ärritatavus, kurjus, pilkamine, ropud sõnad oma suust. Ma ei tea, kas kellelgi on juhtunud seda, et lööd haamriga näpu pihta ja ütled mõne rumala sõna. Ma olen seda rääkinud selle lugu, aga see oli see vana Soome anekdoot, kuidas pastor parandab aeda ja väike poiss vaatab pealt ja pastor küsib, et tahad vaadata, kuidas töö käib või? Ei, ma tahan kuulda, mida pastor ütleb siis, kui ta näpu pihta lööb. Ma rääkisin teile, et ma ükspäev tõin kodus auto ukse kinni ja turvavöö jäi vahel ja mõtlesin kõva häälega selle sõna, mis väljendab seda kohta, kus selge jalad korraga oma nime kaotavad. Ja naaber vaatas mind väga šokeeritult. Mul oli väga piinlik, tõesti. Ma parandasin meelt.
ma parandasin meelt tõesti, et seda kõik, aga siin ta ütlebki, Piibel ütlebki seda, et tegelikult see ei ole okei, niisuguseid asju öelda ja niisuguseid asju arvata ja niisuguseid asju rääkida, see tegelikult ei ole okei. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete ennast lahti riietanud oma vanast inimesest tema tegudega. Eks ole, nii lihtne on kuskil seltskonnas, alati kui kaks inimest on koos, nad kipuvad rääkima kellegist kolmandast ja harva, kui nad seda teevad positiivselt. Ma olin jälle selles ülikoolis koolitusel ja seal öeldi seda õpetajatele, et ärge rääkige õpilastega negatiivselt, näiteks korrapidi õpetaja koridoris karjub, et ära jookse. Ütle talle vastupidi, palun kõnni. Et võib-olla on selles ka oma sügav saadus sees ka me igapäevaelus, et me kogu aeg ei räägiks seda, mida ei tohi või mis on valesti või mis on imelik, aga räägime sellest, mis on hästi. Kus on see eestlase kõrgem hinnang? Normaalne. Üle prahi. Jah, üle prahi. Normaalne, käib küll. Millal viimati ütlesid, et ma ei tea, et peaminister ütles väga õiged sõnad. Ma ei tea, minu töökaaslane on väga tubli. Ma ei tea, minu ülemus on tegelikult väga tubli ja asjalik. Jah. Ma kujutan ette, mükkan on sinu firma jõulupidu on. Jah, jah, ma ei ütle seda, et see oleks nagu tänase jutuse peamine sisu, aga see lasi mille peale mõelda, et vahel, et mõtleme, mida me saame öelda positiivset ja vahel, kui me ei saagi mida positiivset öelda, siis ärme parem ütlegi üldse. Jah. Kõige sellest, mis aus, mis hea, mis tõsi, mis hea kuulda, kui vooruslik komme, selle peale mõtelge, ütleb meile Jumala sõna. Ja kui sa kuuled kellegi kohta midagi halba räägitavat või halba sõnumit, siis küsige, et kas see on minu asi? Ja kui see on minu asi, kas ma saan midagi teha selle asjaga? Ja kui ei saa selle asjaga midagi teha, siis milleks mulle seda infot üldse vaja on? Mis ma sellega peale pean hakkama? Ja. On olukord, kui saan midagi teha. Võib-olla, kui keegi räägib, et mu lapsed on teinud ühte või teist asja, siis ma ei tea, ma reageeriks selle peale, ma üritaks, kui see nii on, siis ma üritaks seda, ma ei tea, korrigeerida, lastega rääkida olukorda. Kui mul öeldakse koolis, et minu klass on teinud midagi pahast, siis ma kõigepealt uurin, kas see on tõde. Ma olen korduvalt saanud teada, et see ei ole tõde. Et mu klass on tegelikult palju tublim, kui ta välja paistab. Aga kui see on probleem, siis ma tegelen sellega, jah. Aga samas, kui keegi tuleb mulle rääkima, et kas seda, mis see õpetaja tegi, mis see minu asi on, mina ei saa midagi sinna muuta selle asjaga. Ma ei taha kuulda ka seda mitte. Et võib-olla jah, et tasub endal vahel hoida peas seda filtrit, et mõelda, et mida ma üldse tahan kuulda ja kui see on midagi, mis ei puutu minusse, siis milleks? Minu pea ei ole kroonika ajakirja see kõva ketas, eks ole. Mis tähtsus seal on, kes kellega käis või kes kellega ei käinud. Ärge rääkige valet üksteise, jah, seda me lugesime, sest te olete ennast lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietanud uue inimesega, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järele. Meid on loodud Jumala näo järele. Kui sa vaatad peeglisse, mis nägu Jumal on. Aga võib-olla Piibel päris ei mõtle seda üks ühele, missugune meie nägu on tingimata, aga ta mõtleb pigem seda, et mulle on tundnud alati, et ta mõtleb selle all seda, et Jumal on loonud meid endaga samasse liiki. Me oleme samast liigist temaga. Ja miks ta üldse lõi meid endaga samasse liiki? See on jälle minu arvamus ja seda ma ei saa öelda, et see on nüüd ainutõde või et Piibel nii ütleb. Aga mulle näib, et Jumal otsis kedagi, kellega ta saaks suhelda nagu oma liigi järele. Ma kujutan ette ju, et me suhtleme ka eriliigiliste loomadega. Meil on siin üks koer. Kas olete ka rääkinud kunagi? Jaa, räägib. Kas ta vastab sulle? Jaa, vastab kindlasti vastab. Mina näen küll, et mu koer vastab mulle. Aga, ütlen ausalt, see pole võrreldav, kui ma räägin mõne inimesega. See on hoopis teistsugusel tasandil vastamine. Eve räägib oma kaktuste ja lilledega seal kodus. Minu meelest mulle tundub vähemalt. Mina räägin oma aias suurte puudega ja ma näen seda, kuidas nendega rääkimine muudab kuidas nad kasvavad paremini pärast seda. Tõsiselt.
usu või mitte, aga noh, ja ma ei saa seda tõestada või ümber lükata, aga ma olen rääkinud nendega ja nad tõesti kasvavad selle peale paremini. Kui ma näen, et keegi hakkab ära kuivama ja ära kaduma, siis ma räägin temaga. Ja ta tihti peale hakkab paranema selle peale. No, ma ei tea, see läheb nüüd linti küll, aga ma rääkisin rästikutega minu aias, et ta ei tohi sinna tulla. Me pole 5 aastat enam ühtegi rästikut olnud pärast seda aias. Ma ütlesin, kuulge mehed, et teil on mehed. Kuulge rästikud, teil on põllu peal ruumi, maa ja ilm, te ei pea siia ronima üldse. Ja pärast seda, kui ma neid 3-4 tükki sealt rääkisin nendega ja nad ämbrisse panin ära, tassisin sealt, tõesti viimased 5 aastat pole ma aias olnud mitte ühtegi rästikut. Ühte ükskord nägin, kuidas oli tee peal hirmuse jooksuga sinna minu krundi serva poole, ütles peaaegu, et vabandust, et ma eksisin ära korraks. Et jah, tegelikult me saame kõigega suheda ja rääkida, aga see kindlasti ei ole sama suhe nagu oma liigi järgi, oma lähedase inimesega vestlemine. Nii et ja ma tundub, et Jumal lõigi meid selleks, et oleks keegi, kellega vestelda ja see on ka põhjus, miks Jumal igatseb meie palveid, miks Jumal igatseb seda suhet meiega, et noh, me ei saa muuta Jumalat inimlikuks ja öelda, et tal on igav tingimata, aga ta on õige, et oleks keegi, kellega suhet, keegi, kes oleks tema moodi, kes oleks tema näo järgi tehtud, kes oleks temaga samast liigist, kellega suhe oleks hoopis teistsugune suhe kui, ma ei tea, inglitega või mingite muude olenditega siin maailmas. Nii et minu jaoks see salm just räägib just seda, meid on õigesti tunnetama oma loo ja kuju järele. Ja selles ei ole kreeklast ega juuti, ega ümberlõigatut, ega ümberlõikamatut, ei harimatut, ega sküüti, ega orje, ega vabad, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Sküüdid, kui keegi ei tea, olid üks rändrahvas tänapäeva slaavi aladelt pärit. Aga ta ütleb siin seda, et tegelikult ei ole tähtis, kas sa oled ori või vaba. See mõttes, et jällegi maa peal on see kindlasti väga oluline, kas sa oled ori või vaba. Ja seepärast ütleb ta ka öös oma kirjas, et kui sa saad vabaks, siis kasuta seda kindlasti. Aga igaviku perspektiivis pole ju vahet, mis rahvusest sa oled, mis soos sa oled, kas sa oled vaba või oled sa ori, kas sa oled rikas või sa oled vaene, kas sa toetad reformareid või toetad EKRE-t, kas sa oled vaktsiini pooldaja või mitte. Pikas perspektiivis pole sellel mitte mingisugust tähtsust. Ja seepärast me võiksimegi mõelda selle peale, et me ei pea otsima seda, mis meid eraldab alati teistest. Ja viskama Facebooki teateid, et kõik, kes te olete teises arvamusega, minu arvamusest te kindlasti vihkate ja olete mu vaenlased. Ja tegelikult on ju see täiesti see tõde, mida tuleks endale meile tuletada, et see, et sa pole kellegiga nõus mingil teemal, ei tähenda, et sa tema vaenlane oled. Ei tähenda, et sa talle vihkad selle pärast. See, noh, ma ei tea, see on hästi tundlik teema jällegi, aga noh, homoseksuaalsus on midagi, mida me taunime, aga see ei tähenda, et me vihkame homoseksuaalset inimest. See ei tähenda, et ta võiks kirikusse tulla ja Jumalat otsida. See ei tähenda, et ta ei võiks Jumala sõna lugeda. See ei tähenda, et me ei võtaks seda vastu enda keskele. Jah, kui kellelgi on mingid asja, mida me ei pea õigeks, võib-olla me ei pane teda pastoriks, võib-olla me ei paneks teda ülistusjuhiks, eks ole. Aga see on üks väike asi ju. Aga mis siis, kui keegi mõtleb südames kurja, me ei näe seda. Aga ta on ju vägagi parketi kõlblik muidu. Lips on ees ja. Aga see, kui keegi himustab, me ei näe seda väliselt. Jah, me näeme suuri asju, me näeme seda, kui keegi tuleb purjuspäi kirikusse, me saame aru sellest ilmselt, või keegi tuleb narkojoobes kirikusse, me saame aru sellest võib-olla. Ja noh, siis on väga kerge on siis nagu kohut mõista nende üle. Ants, kui sa seal reede hommikuti toitu jagad, siis on kindlasti seal näha, et inimesed, kes tulevad sinna, on mingite probleemidega või sõltuvusprobleemidega tihti peale. Ja see on kaugele näha, eks ole. Aga see ei tähenda, et kuule, sina saa enne kaineks, siis saad suppi ka. Vaid pigem me võtamegi teda just niisugusena, nagu ta on parasjagu ja me püüame teda aidata. Ja lihtsalt tahan öelda, kui kerge on näha neid nähtavaid probleeme, neid sõltuvusprobleeme või seksuaalse orientatsiooni probleeme või mis iganes. Aga kui paljudel meist endast on hoopis tükis mingid muud hädad süda küljes, mis pole nähtavad, aga mis tegelikult lõikavad meid Jumalast ära. Seepärast ütlegi Jeesus, et enne kui sa näed pindu teise silmas, tõmbab palk oma silmast välja. Ja loomulikult pole kellelgi pindu ega palki silmad, vaid ütleb, et kui sa näed teise juures väikest asja ja arvad, et sul on õigus sellega tegeleda, siis klaari enne oma suured asjad ära. Eks ole. Ei ole kreeklast ega juuti.
ei ole ümber lõigatud ega ümber lõikamatut. Jah, ega maailm väga ju erine ju, seal käis ju suur vaidlus, et kas kristlased peavad olema ümber lõigatud või ei pea olema. Osad ütlesid, et peavad, muidu ei saa, teised ütlesid, et ei pea, muidu ei saa. Nagu tänapäevalgi, kas peab vaktsineerima või ei tohi vaktsineerida. Et sellel ei ole mitte mingit tähtsus Kristuse valgees. Siin igaüks teeb ise nii, nagu ta õigeks peab. Ei harimatut ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Ja riietuge siis nüüd, kui Jumala valitud, pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega ja pika meelega. See on see, mis meil vaja on. Riietage ennast südamliku halastusega, heldusega, alandusega. Ja alandus ei tähenda seda, et sa peaks olema kuidagi selline tagasihoidlik ja vaikne, aga see on see, et me ei nõua mingisuguse privileegi endale tingimata. Kui ma olen istun tagarjas, siis ma istun tagarjas. Kui ma ei saa täna seda asja, siis ma ei sure ära sellest, eks ole. Kui ma ei tea, tegin mingi asja, aga keegi isegi märganud seda, aga Jumal märkas seda, mis seal ikka. See on see, millest Piibel räägib siin, eks ole. Tegelikult väga kahju, kui me ei märka, kui keegi midagi... Kas ma eksin või Irene, sa tead midagi? Kas kiilipuhastus on käinud siin jällegi või? Kuidagi väga puhas ja ilus näeb siin jällegi välja, nii et kui kiilipuhastus meid vaatab, aitäh teile. Me vahel ei märkagi seda võib-olla, kui te käite. Okei. Te ka koristasite ja aitäh teile pärast liidu koristasite. Just. Igal juhul. Aitäh kõigile, kes seda lauda katavad siin. Aitäh kõigile, kes väikseid asju teevad. Nagu tehnikaga tegelemine ja sõnade näitamine ja toolide puhastamine ja Ja nii tihti me ei märka niisugused väikseid asju, ja kui me ei märka, siis kuulge, kui mina ei märka, siis ma parandan meelt, kui ma saan teada seda, aga kui ma ikka ei märka, siis Jumal märkas seda kindlasti. Ja see on see, ja tema tasub oluliselt paremini, kui ükskõik meie aitäh väärt on. Ja nüüd on see salm 13, mis ta nüüd ütleb, sallides 11 ja andes andeks üksteisele, kui kellelegi on kaebus teise peale. Aga Jumal, sa ju näed, mul on õigus ja tema eksis. Jumal ilmselgelt, et tema käitumine ei ole aktsepteeritav. Mul on õigus, Jumal, sa ju näed, mul on õigus. On niimoodi. Sallides 11. Ükskõik millisena sa teist näed, sallides teda. Aga Jumal, ta juba 7. korda teeb sama asja mulle. Jumal, mulle ei meeldi, kuidas ta räägib, mulle ei meeldi, kuidas ta riietub, mulle ei meeldi, mida ta arvab poliitikast, mulle ei meeldi, mida ta arvab, ma ei tea millest, eks ole. Jumal ütleb, et sallides 11. Ja andeks andes üksteisele, kui kellelgi on kaebus teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie. Kas Leha vist ükskord arvutasid välja, mis summa see oli, mis see isand andeks andis? See oli seega mingi mõttetult meeletu müstiline summa. See oli igal juhul üks ajalooline mainis, jah, miljardit või, mis see oli? Igal juhul ajalooline mainis, et isegi kogu selle Palestiina provintsi aastamaksud Rooma riigile olid võrreldamatult väiksemad, kui see summa oli igal juhul. Ühesõnaga see oli ilmselt on mingi summa, mida tänapäeva võtaksime mingisuguste lõputute miljarditena, mis mitte kellelgi meist poleks lootust sükst asja kinni maksta. Aga isa anis talle andeks. Ja probleem polnud selles, et ta talle võlg oli. Probleem on selles, kui ta oma kaassulasele oluliselt väiksemat võlga andeks ei andnud. Ega see summa ka väike ei olnud ju. See ei olnud mingisugune 3 senti, küsimus oli mingis 3000 euros või 2500 euros tänapäeval, mis on ju tõsine summa iseenesest. See on ju mitme kuu palk, eks ole. Seda saab vast kuulda mitte just, seda saab natuke erinevalt arutada või arutada nagu tänapäeva päevapalk ja siis tänapäeva aastapalk, siis tulevad numbrid veel suuremad, nii et see väike summa oli mingi 15 000. No okei. Ja. Aga ütleme niimoodi, et 15 000 sa tegelikult, kui sa väga pingutad, sa võtad kokku ennast, võtad pangalaenu ja maksad pangale selle 10 aastaga ikka tagasi selle summa, eks ole. Ja. Et see on nagu summa, mida veel saaks tagasi maksta, mis oleks võimatu tagasi maksta. Aga see miljardite summa, ükski pank ei oleks ole laenugi nii palju, eks ole, või mida iganes sa teeksid, sa ei teeni nii palju tagasi kunagi. Ja probleem polegi summas, probleem on see, et sa ei suuda oma kaassulasele seda andestada. Piibel on mõnikord vastikult otsene. Ei teagi, kuhu minna selle eest.
ja siin ta ütlebki nüüd, ja kõik see kokku, aga kõigele sellele lisaks olgu armastus, vot see on täiuslik side. Ja kui sinus on armastus, siis sul pole vahet, kas su kaastööline või kaasfacebooklane on vaktsiinide pooldaja või vastane, mingi poliitilise eelistusega, mingi, ma ei tea, minu poolest ükskõik millise seksuaalse orientatsiooniga, et kui ta ise on inimene seal juures, siis sa saad temaga suhelda ja kui sa tunned, et ta käib sulle pinda oma probleemidega, sa võid ta alati ära blokeerida, seda praegu siis kustutada. Ma olen ka seda teinud inimestega, kes on mulle pinda käinud oma arvamuste ja naljaga on see vahel, et mind on kutsutud mingisse gruppidesse, kus kutsuti mind gruppi sinna, selgus, et seal grupis ei tehtagi muud, kui sõimatakse neid vabakogudusi ainult. Miks sa kutsusid mind sinna üldse, ma ei saa aru. Ja kus selle grupi nimeks oli veel mingi oikumeenilised kirikud või kogudused või mis iganes. Ja seal tegelikult ei tehtud muuga, kui sõimati vabakirikuid, kui rumalad ja valed ja imelikud nad on. No ja, igal juhul mul oli õigus sealt lahkuda. Armastus. Täiuslik side, mis ühendab meid kõiki. Ja Kristuse rahu valitsegu teie südametes, sest selleks te olete kutsutud ühes ihus ja olge tänulikud. No on ju täiesti nagu meie igapäevase, meie kuidas öelda, suur puudus, suur, ma ei teagi, mis sõna meil on, defitsiit armastusest, hoolivusest, tänulikkusest. Ma ei tea, mulle tundub, et ühiskonnas on suur defitsiit niisugusest kaubast. Nõukaajal oli defitsiidiks viiderid, eks ole, ja banaanid ja Žiguli kardaan, või see kardaani ristid, eks ole. Aga täna on meil defitsiit, mille järeldab siis järjekorras on tänulikkus, armastus, sallivus. Ja ma ei mõtle seda sallivust, mis lehvitab vikerkaare värvist lippu ning ütleb, et kui te ei salli mind, siis te olete minu vihkajad. See ei ole mingi sallivus, see on täpselt samamoodi vihkamine või vihakõne ju edasi. Aga sallivus on ka see, et ma võtan su vastu niisuguse, nagu sa oled, isegi kui ma sind ei aktsepteeri kõigis asjades, isegi kui ma pole nõus sinuga kõigis asjades. Ma võtan sind ikkagi oma kaasinimesena. Ja ma respekteerin sind niisugusena, nagu sa oled. Võib-olla mingites asjades ma loodan, et sa muutud võib-olla. Aga võib-olla on ka mingi kohti, kus mina pean muutuma, ma ei tea. Ma mäletan, kunagi me rääkisime väga pikad jutud maha õigeusu kiriku preestri isa Aleksandriga, kelle õige nimi on, mis teise nimi oligi, Sarapik, Andres, mis ta on iganes on, vahet ei ole. Ja ma mõtlen korraga seda, ma sain ilmutused sellest, et võib-olla ma olin võtnud protestandina niimoodi, õigeusu värk, mingid kummardavad mingid oma ikoone selle muudkui ainult. Aga tegelikult ma sain aru, kui sügavalt nad tegelikult usuvad Jumalat hoopis tükis ja see ikoon pole sugugi mingisugune kummardamise eesmärk nendele, vaid see on võib-olla minu jaoks ülistusmuusika. Ma kuulan seda muusikat ja mul on kergem palvetada, tema vaatab seda ikooni ja tal on kergem palvetada, ta ei palveta ikooni poole, ta palvetab läbi selle Jumala poole. See oli minu jaoks täiesti nagu ilmutus sel hetkel, et ma mõistin seda, et mul on ka teiste käest midagi õppida. Ja me pole sugugi nii erinevad, kui me arvame. Tema lööb risti ette, mina ei löö risti ette, aga me teenime sama Jumalat. Ma mäletan, kas keegi on näinud, me kunagi vaatasime ühes koguse laagris, kui me laagreid veel tegime, seda filmi Apostel, mäletate seda, sellest, kuidas see, ühesõnaga suure Ameerika koguduse pastor kogemata soolitab mõrva ja põgeneb ja rajab hoopis uues kohas uue koguduse ja ta on tema kutsumine. Seal ta ühes stseenis vaatab seda katolikku preestrit ja ütleb niimoodi, et sina teed seda omal viisil, mina teen seda omal viisil, aga koos saame asja tehtud. Et võib-olla selles mõttes on see hea mõte, et me ei pea vaatama nende meie asjade peale, mis meid eristavad. Ja me ei peagi kõigega nõus olema, me ei pea ütlema niimoodi, et me ei peaks ka siin hakkama seda viirukit suitsetama näiteks või midagi niisugust. Me ei pea seda tegema. Aga me mõistame neid vendi õdesid, kes seda teevad, sest võib-olla nemad tahavad Jumalat teenida mitte ainult sellega, mida ta kuuleb kirikus, vaid ka sellega, mida ta nina nuusutab kirikus. Miks mitte? Õiguslikud on võib-olla palju paremini kasutavad ära kõiki meeli, mis meil on läbi muusika, läbi sõna, läbi nuusutamise isegi. Ja? Miks mitte? Üks pole õige ja teine pole vale. Me teeme sama Jumalat. Kus me jõudsimegi? Ja olge tänulikud, jah. 16. Kristuse sõna
elagu rohkesti teie seas, kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psalmidega ja kiituse lauludega ja vaimulike lauludega, tänumeeles lauldes Issandale oma südames. Õpetage üksteist ja õpetage üksteist nii, nagu Jumal teid käsib üksteist õpetada, et me olemegi üksteisele siin õpetajad ja oleme üksteise juures õpilased. Lugesin koolis olles jällegi ühte huvitavat niisugust teooriat, et õpetada peab ka oskama. Otsa selle peale mõelnud. Ja tehti üks huvitav statistiline tähelepanek mõned aastad tagasi, seesama, kus Henri õpib praegu Kaitseväe Akadeemias. Saadeti sealt lõpetajad, ohvitserid välja väeosadesse, kus nad pidid tegema niisugust, kas just propagandat, aga ühesõnaga sõdurid harima alkoholi ja narkootikumide teemadel. Ja tulemused jagunesid huvitaval kombel 2. Kõigepealt osad ohvitserid kasutasid selleks kohalikku seda, mingit arsti, kes seal oli, või psühholoogi, või ka ise tegid seda suht lühidalt. Ja oli üks tulemus. Siis teised võtsid selle hästi sügavalt ette, rääkisid ja seletasid, tegid mitu koosolekut nädalas selle kohta ja oli teine tulemus. Mis te arvate, kumb tulemus oli parem? Esimene tulemus oli see, et ei muutunud mitte midagi. Teine tulemus on see, et alkoholism ja narkootikumide tarvitamine läks palju hullemaks. Sest sellega äratati huvi selle asja vastu. Ja tulemus ongi see, et järelikult peab olema mingi 3. tee selle jaoks. Et lihtsalt see, et sa räägid millegist, võib tekitada hoopis tükis vastupidise efekti. Näiteks täna, ma ei tea, kes on koolis käinud veel või käivad, siis vanasti oli hästi moodne, et toodi kooli keegi kuulsus, kes rääkis, kuidas teda koolis kiusati. Viimasel 5 aastal seda enam ei tehta, sest selgus, et see andis hoopis vastupidise efekti. Näed sa, teda kiusati, aga täna ta on kuulus. Järelikult on kiusamine okei. Kus ongi niimoodi? Et väga tihti see, kui me õpetame nagu asju omast arust hirmus hoolikalt, siis see ei pruugi kas toimida või annab hoopis vastupidise efekti. Nii et ka õpetamise puhul peame kuulama Jumala häält ja küsima, et kas see on see, kus mina pean õpetama ja kus on see koht, kus ma olen õpetaja. Kus on see koht, kus ma saan kedagi muuta. Sest kui ma lähen teda lihtsalt torkima, võin teha asjad palju hullemaks. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist millega? Psalmidega. Kas me laulame üksteisele kodus psalmi? Ma pean tulistama, et ma seda väga pole teinud ei ole. Okei, ma pole üldse teinud. Kiituse lauludega, vaimulike lauludega, tänumeelest lauldes Issandale oma südames. Aga see on see kokkuvõte. Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga või tööga või teoga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa tema läbi. Nii et see on selline hea kokkuvõte sellest, et mida iganes me teeme, mõtle selle peale, et kas see, mis ma teen praegu, kas see teenib Jumalat, kas see teenib Issandat, kas see aitab minu lähedast märgata Jumalat või aidata või kas see aitab mul ennast võib-olla, mind ennast võib-olla. Väga tihti ma võtan mingi töö ette ja uriseme oma ette, et ma pean selle täna tegema. Aga veel see aitab, kui sa mõtled, aga võin selle töö teha ära Jumala ülistuseks või kiituseks. Ma räägin logis endale ka praegu, et ma tihti peale teen oma koduseid töid õhtul hirmsa urina ja vihaga. Ja mu südames pole sugugi tänulikkust nende tööde eest, aga võib-olla peaks ka seda ette võtma, et sa hakkad tegema mingit asja, sa tunned ise, et aga kuule, aga ma teen selle hoopis Jumala auks ja kiituseks praegu lihtsalt ära. Teen ta hästi ära, teen ta niimoodi, et nagu Jumal, nagu Issandale. Võib-olla see aitab meid kõike kaasa. Just. Võib-olla see aitab veel selle prügikasti välja viia, jõulukuusetoast välja viia. Kui mees lubab, et ta viib kuuse välja, küll ta viib, ei pea talle iga kuu talle meelde tuletama seda. Prügikasti iga pool aasta. Ei, muidugi ei pea, sest iga päev saab jalaga ju päris palju alla vajutada seda. Nojah, aga ta on kraagus on, aga käib küll, eks ole, taas kasutus. Ja. Nii et niisugused mõtted olid täna siin Kolossa kirjast, et kuidagi need hakkasid mind kõnetama ja ma lugesin seda mitmed kordi ja mulle tundus, et see on just see, mida Jumal tahab, et me just täna kuulaksime. Amen. Aga meil on täna ka üks võimalus veel saada osa Kristuse ihust ja verest. See on see, mida me nimetame armulauaks või leivamurdmiseks või kuidas keegi seda kuskil nimetab, eks ole. Aga kindel on see, et see on üks neid asju, mida Jumal on meil käskinud teha.
Ja protestantidena me rõhutame seda 2 sakramenti, ristimine ja armulaud. Mõlemad on olulised, mõlemad on vajalikud. Ja. Nii et te võite need siia võib-olla tuua juba ja ma ei tea, kuidagi peab see ruumi tegema natuke rohkem juurde. Ja meil on niimoodi, et võib-olla ka just koroona ajast ole mõeldes, et me ei joo ühisest kruusist praegu, vaid meil on eraldi topsikud kõigile, kus meil on siis vein ja leib. Veini asemel on täna küll morss, aga Jumala silmis pole siin vahet.